raadiokaos. Ja just ilmus uudis, et Uus-Meremaa on avaldanud oma UFO-failid, mis siis viimase 60 aasta kohta käivad salajased UFO-dokumendid vaatluste kohta, on nähtud tulnukaid, nende lennumasinaid ja mida kõike veel, et dokumendid, mida siis üle 2000 lehekülje 50-ndatest kuni tänaseni ja avalikustada ei tohiks neid enne 2050 aastanumbrit siis. Aga seda on tehtud ja meil on otseühendus harrastusufoloogi ja X-failide arhivaariga Uus-Meremaalt, otse Uus-Meremaale, Kivi von Todo. Hallo, Kivi, kas te olete liini otsas? Hallo. Tere, Kivi von Todo. Kuidas on Aucklandis Uus-Meremaal ilm? Kuidas on taevalaotus, kui te suunate pilgu üles? Suurepärane, on täiesti võimas. Siin käivad virmalist mängud ja on väga uhke. Seda on rõõm kuulda. Küsimus muidugi, kas on tõesti tegemist siis pelgalt virmalistega, on ikkagi õhus? Ja, muidugi siin kohal ma tahaksingi teada, et kes meid kuulab praegu, kas on ka ohsed, on inimesed, kellele öelda nii-öelda need halvad X-Files, inimesed, kes kohe pakivad kõik tulnukad ära kuskile arhiivi, et neid enam kunagi ei näe, või on kõik on avatud mõtlemisega inimesed? Te olete ühenduses Eestiga Raadio 2 ja kuulajad, kes enamus ei usu, aga teil on võimalus neid ümber veenda, sest et teie, härra Kivi von Todo, olete ikkagi olnud nende nüüd avalikustatud X-failide arhivaar ja harrastud ufoloog, ehk siis äkki rääkige lähemalt kõigepealt, mis on nendes paljastatud dokumentides siis täpselt kirjas? Muide, mina olen ise seotud ka Eestiga. Nimelt minu ema on pärit Eestist ja isa mul on sakslane. Et seda ju indikeerib minu nimi ka, von Todo. See on mulle isa poolt saksa nimi ja ema perekonna nimi mul Kivi. Ema nimi mul oli Kairi Kivi. Ja ema poolt mul on siis eesnimi, isa poolt perenimi. Aga see ei ole praegu oluline. Aga Uus-Meremaal meil on olnud ju alates 50-ndatest aastatest väga palju erinevaid just nimelt adaptsiooni nähtusi, kus siis kõigepealt on kadunud lambad ja muidugi on kadunud pärast seda ka karjased. Ja alguses arvati siis muidugi, et lihtsalt need on ära söödud, aga toodi hiljem tagasi mitmeid kordi ja siis oli lihtsalt selline õudne nähtus, lihtsalt vill oli ära lõigatud ja kummagi puusale oli tekkinud selline tume kõrvetatud jälg. Ja siis mina ise tegelikult juba väikese poisina otsustasin uurida, ma ei uskunud seda, ma teadsin, et kuskil on see, nemad. No kõike teevad nemad ikka. Ja läksin ükskord ja lasin ka ennast adapteerida. Nii. Äkki kirjeldate lähemalt, kuidas see protsess täpselt siis toimus, kes, kuhu? Eks oli talvine aeg, aga meil teadupärast Uus-Meremaal ei ole talv väga karm nagu teil põhjas. Ja siis võtsin selga endale isa lambanahast vesti ja läksin teiste lammaste juurde Karjamaale. Ja super. Aga millega te garanteerisite selle, et just teid tervest karjast siis välja valitakse või kas käib asi tõesti karjakaupa? No muidugi ma panin endale pähe punase mütsi ja kohe valiti välja. See oli jõuluajal muidugi ja mind valiti siis välja ja adapteeriti üks öö. No ma ootasin ikkagi mitu aastat käisin iga öö väljas. Aga siis ükskord tuli tõesti see hetk ja mind viidi ära ja see oli suurepärane tunne. See oli suurepärane tunne mind, ma ise nägin seda kõike nagu öeldakse kõrgelt. Kas see toimus siis astraalis või reaalis? Mind viidi ikka nagu Paris. Ikka kohe kehaline kogemus. Ikkagi võeti kinni ja visati sellisesse väikesesse, nagu öeldakse, pagaaži. Ja pagaaži nende selles lennumasinas, mida ma kusjuures ei näinudki väljast ainult seest poolt ja seest poolt see oli värviline, hirmus värviline, aga kohati täiesti mustvalge. Ja te ei saanudki aru, kus või mis või mida. Aga kes olid need tegelased, kes siis teiega tegelesid, sest et tänases uudises räägitakse, et nendes X-failides olla räägitud ka ühest hiiglaslikust tulnukast, kelle jalasuuruseks olla märgitud lausa number 440. Et kes olid need tegelased, kes teid siis kaasa võtsid? Loomulikult sellest tahangi ju kohe rääkida, sest et need samad jalad,
et tegelikult meile siin, me oleme humanoidid ja tundub, et kõik tulnukad võiksid olla natuke meie moodi, kas väikesed või suured, aga ikkagi sarnased. Ei, vastupidi, terve kosmos on täis ikkagi teistsuguseid ja nema nägi välja nagu 2 paari suuri jalgu, mille siis küljes oli, ütleme, 50 sentimeetrit oli kummalgi sealt labajalgadest ülespoole ja siis oli üks suur puus, ja oligi kõik, nemad olid 2 ja nendel oli nagu kujutad ette, nad liigusid nii nagu teie paneksite jalga need ujumise leskad ja niimoodi, siukad lasid ringi ja nendel kõik nägud, nendel oli 2 nägud, oli mõlemal jala talla all ja suu ja nemad sõid ja kõik elasid ja olid nende jalgades sees. See oli suurepärane tunne, kui mina selle avastasin just ja tegelikult siis, kui mind lasti sealt tagasi koju, nad rääkisid, aga ma ei saanud aru. Nad ei tõlkinud. Kas siis suhtlemine ei toimunud telepaatilisel teel? Ei, see oli ühel poolt ainult. Mina rääkisin, nemad said aru, mis mina rääkisin, aga vastu nad ei saanud mulle rääkida. Ja siis mind lasti tagasi ja siis pärast seda ma sain aru, et mina olen nagu natukene välja valitud. Ja hakkasin siis uurima muidugi need asjad ja panin kõik kirja ja muidugi siis lasin ennast tööle võtta riigi ametisse, arhiivide valitsuste ja hakkasin seal vaikselt niimoodi, jälgima kõigepealt, mis toimub ja kus mis koguma ise kirjad kokku ja lõpuks otsustasin, mis siin salati tegelikult see on illegaalne Uus-Meremaal, aga avalikustada kõik need UFO-de uurimise dokumentid, sest neid on palju ja meil on siin erinevaid sündmusi, aga enne kõik on ikkagi seotud sellega, et lambad kaduvad. Jah, see, kuidas te neid tegelasi kirjeldasite, vastab ka ühe Eesti tuntud kosmosepsühholoogi Aigar Säde kirjeldustele, et milline on see kirev tulnukate maailm. Aga mis te arvate, kuidas see uudis nüüd siis uusmeremaalaste igapäevaelu mõjutab, et kuidas elab tavakodanik teadmisega, et suur paar jalgu teda kuskilt ülevalt observeerib? Eks siit olegi tulnud, vaadake ingliskeelses kultuuriruumis on selline monstrum või kuidas öeldakse, Bigfoot. Teate? Yeti. Ja, Yeti. Ja eks meid siin Uus-Meremaalas ei ole palju kivisid, me kutsume ennast kivid. Et meid kivisid on siin palju kimbutatud selle jutuga, et oi, nemad, need on need Yetid ja lumeinimesed elavad mägedes, kuskilt alla ei tule ja ei, tegelikult see ei ole nii, nemad ongi, ma ütlesin, need suurte jalgadega nemad, kes tegelikult siis käivad meie seas iga päev, aga me lihtsalt kõik ei näe. Kõikidel ei ole see, nagu üteldakse, nägemise silm ei ole lahti. Selge, suur tänu. Täitsa olemas ja tegelikult ma soovitan ka teil vaadake selliseid asju, mis te mõtlete, et on ise ennastest mõistetavad, aga teinekord ei ole, sest seal taga on asju, mis on hoopis uskumatud isegi. Suur tänu, Uus-Meremaa harrastusufoloog ja X-File'ide arhivaar Kiivi von Toodo, kõike edu teile järgnevates uuringutes. Tahtsin veel küsida, et lõpetuseks, mis siis see märk selle lamba puusa peal oli, kui tal oli karm maha aetud ja ta tagasi toodud oli? Mis sümboliga tegemist oli? Ma sain alles hiljem selle teada, siin oli väike Batmani selle nahkhiiraga logo põletatud. No selge. Nemad on sellised humorikad. Nad ikkagi vaatavad inimestele, et tahavad teha see nali, sest see on hea, kui inimesed naeravad, sest et naeratus teeb lahti teie sisemised silmad ja kõrvad ja ainevahetus. Aitäh, Kiivi von Toodo. See on Raadio 2.